Mina tulin Tartusse Pärnust, aga sellest hoolimata, kui ma nüüd arvan kokku kõik need aastad, mis ma olen Tartus olnud, siis eelmisel aastal saigi pool sajandit, seega siis 50 aastat, küllalt auväärne aeg. Nüüd Tartu Ülikooli tudengi aeg oli loomulikult otsustav siin minu kujunemises. Siin ma sain varsti aru, et kõige enam mulle siiski sobib kirjandus. Ütleme, kirjandus on mõnikord uuematel aegadel hakatud nagu mõtlema, et kirjandus on midagi eraldi. Kirjandus on kultuuri südamik, igasuguse kultuuri südamiks on kirjandus. Ta on kõige mitmekülgsem oma tegelikkuse mõtestuses ja selles loovuses on kõige mitmekülgsem. Teised toetuvad väga tugevasti kirjandusele ja kirjandus ongi see süvakultuur. Et see on kultuuri alge ja see on see meie omakeelne kirjandus, meie omakeelne kultuur, mille allikaks on olulisel määral olnud Tartu. Ma arvan, et kokkuvõttes selle algustes kindlasti enamal määral kui Tallinn. Tallinn oli siiski rohkem kaubanduslinn ja ärilinn, aga Tartu on siis see, kus on mingisugune külgetõmme on olnud siin, mis on siia siis toonud ka selle tarkuse või ütleme ka siis selle teaduse ja teaduse templi ülikooli. Ja see ongi, et ta siin on võib-olla rohkem kui mujal, on olnud siiski põimingus selle oma rahvuslikuga, see on see Tartu eriline lumm on siin. Kõigepealt toomkirik ja see katedraal sümboliseeriks hinge, siis ülikool sümboliseerib teadmist ja mõistust. Ja kolmas on siis Emajõgi. See on loodus, see on rahvus, kes toetub looduses ühele kindlale paigale. Ja Emajõgi oleks südamesümbol niimoodi. Hing, Toomemägi, Emajõgi, süda ja ülikool, teadus, intellekt. Kultuur peaks olema just niisugune siis põiming nendest kolmest tahust ja kui ta on selline põiming ja omavahel need suhtlevad väga tihedasti, ükski ei pea ennast tähtsamaks teisest, nii kaua ma arvan, et see Tartu maagia kindlasti püsib ja inimesed tulevad siia ka saabuvatel aegadel ja pärast seda, kui meid enam ei ole.